Tere, mina olen Kadri Jaama, kopsuarst ja töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tegelen krooniliste kopsuhaigetega haiglas osakonnas ja ka ambulatoorsel vastuvõtul. Viimasel ajal olen sageli pidanud ravima COVID, pneumoonia läbi teinud patsiente. Samuti tuleb patsientidelt järjest rohkem küsimusi, kuidas koroonaviirus mind mõjutab. Kas ma peaksin koroonaviiruse vastu vaktsineerima? Kas vaktsineerimine on minu jaoks ohutu? Minu vastus on alati ja kindlalt jah. Olles näinud lähedalt koroonaviiruse läbi teinud raskes seisus patsiente, soovitan alati kõigil vaktsineerida. Vaktsineerimine võib tunduda küll hirmutav, kuid haigus ise on veel hirmutavam. Kroonilise kopsuhaigusega patsientidel on juba olemas kopsukahjustus. Koroonaviirus tekitab sinna juurde veel lisakahjustust. Koroonaviirus põhjustab sageli viiruslikku kopsupõletikku. Viiruslik kopsupõletik võib olla veel raskem kui bakteriaalne kopsupõletik. See võib haarata kopse laiemalt kui bakteriaalne kopsupõletik ning kesta tunduvalt pikemalt, eriti koroonaviiruse puhul. Selle järgselt võivad tekkida püsivad kopsukahjustused. Kopsukude armistub. Kuidas me saaksime seda ennetada? Kindlasti on selle valikuks vaktsineerimine. Enne vaktsineerimist peaksid oma kopsuarstiga konsulteerima vaid astmahaiged, kes on bioloogilisel ravil. Bioloogiline ravi ei ole vaktsiinile vastunäidustuseks, küll aga tuleb oma raviarstiga leida selleks sobiv hetk. Astume kõik koos COVID-viirusele vastu. Peatame vaktsineerides pandeemia ja pöördume koos tagasi tavalise elu juurde.